Tere! Täna 7. mail ma teen oma kevadhooaja 4. meriforelli püügi korra. Videona siis 14. püügikord. Ja püügikoha valisin täna selle järgi, kus 2 aastat tagasi samades oludes ja tingimustes sain ma oma rekord Merika 5 kilose. Enne seda 1,3 ka. Loodame, et näeme siis täna midagi, mis teeb meele rõõmsaks. Kala taga. See on kindlalt mõõdus. Mõõdukala. Opa, olemas. Jep. Yes. Ilus merikas. Mitte midagi väga suurt, aga raudselt mõõdus. Pakun võib-olla 1,5 kilo kanti. Ma lähen kivi juurde. Mõõdan ja kaalun ta ära. Algul ei saanudki aru, lant kolistas nagu, tundus nagu mööda kive paneks. Tõmbasin rida pingule ja justkui oleks kivi taga kinni, aga siis ta sõitis ja hakkas rabelema, siis sain aru. Hoppa, yes. Yes. 14. vlogis ja üldse siis tegelikult 15. püügikord ja ma sain ta lõpuks. Vägev. See teeb meele rõõmsaks. Selline iludus.
61. Kui nüüd sinna täpselt sabauime tippu alguses, siis 61 sentimeetrit meriforell. Sain ma oma 14. vlogis mõõdukala kätte. Kaalun ta ka. Üks 1,89. Peaaegu 1,9 siis. Ja ma olen nagu tegelikult väga rahul. Ei taha nüüd jääda loorberitele puhkama. Mul kaasas ei ole, pean selle samase mõõdulindi külge ta panema. Ja ma lähen proovin veel. Hoppadi. Nii. Tänan ka muidugi Viirastuse poisse, kes mulle kunagi lante saatsid. Hoppa. Läksin nüüd natukene askeldamisega aega, imetlemise ja pildistamisega ja äkki oli siin neid rohkem. Aga mul on juba sügavalt kamagas, isegi kui siit parv juba läbi läks. Ja pull oli see, et jah, ma mõtlesin, et lant nagu kobistab mööda kive. Enne käis ka, aga kas siis käis juba enne rabamas keegi? Tavaliselt ma tunnen ikka võtud ära, aga see oli siuksed, mida ma ei pidanud nagu millekski. Ja nüüd, kui otsas oli ja ma mõtlesin, et jälle seal kuskil kivide vahel takerdub lant. Ja tõmban pingule ja nagu ühe koha peal ja päris jõuliselt siis. Ja siputusi ma nagu ei tundki ritvas kohe. Aga nagu väga hästi. Läks selle päevaga juba. No nüüd oli jälle nagu ikka sama koht, aga seal on nagu kive ka siis. Sealt eemalt paistab küll üks kivi ka. No, ta on pean nüüd siin kahe asjaga tegelema. Püüdma ja vaatama, et see siit leekima ei pane. See mõõdulint ei tundu just kõige kindlam asi. Ole siin. Et mis ma siis kokku umbes püüdsin siin esimese koha peal. Uus olin mere ääres, siia kõnd natuke ettevalmistus ja kuskil ümmarguselt 6:30 paiku püüdma. Ma arvan, et see kala siin üle poole tunni loopisin ja ühe koha peal mõned sammud tegin, lihtsalt edasi natuke kõndisin, aga jah, põhimõtteliselt ühe koha peal ringi ratast loopides. Et minu jaoks on see juba väga kõva tegelikult. Olgugi, et olen oma elukala ilmselt ära püüdnud, kunagi ei tea, aga sellega olen juba ülimalt rahul. Ta on siis jah, selle kevadhooaja 4. püügikord ja ma mõtlesin, et kui ma nüüd ära käin,
siis ma see kevad ei olekski rohkem tuld. Merika vool olegi selline pühapäevaga aastal. Käin iga hooaja jooksul. Lagi on 7-8 korda olnud. Ja tegelikult võibki juba sellele kena punkti panna meriforelli püügiseeriatele. Jah, et harva käib mul neid merikaid otsas, aga ma tegelikult suht harva käin ka. Ajab adrenaliini ikka lakke ja tegelikult sellel kalal oli ju jõudu veel küll, aga ma põhimõtteliselt ei suutnud, oleks võinud rohkem nautida nagu seda sõitu ja lasta tal veel mängida, aga minu närv praegu oleks siin vastu pidanud ja oli vaja kohe kahva ainult saada. Kahvas oli ju, läksin kivi juurde. Põhimõtteliselt see konks tuli sealt juba suust tal ära, seda mingit hullu kooki, mis seal ei olnud. Nüüd on veel pool tundi umbes kulunud siin ringi ratast loopides. Ja rohkem meriforell anti ei ole himustanud siin. Liigun veel ümber selle nuki ka siit. Püüame ala veel korralikult läbi ja kui siin võtta rohkem ei saa, siis veedab veel kuskil püügikohas. Tundub, et siin piirkonnas rohkem kala ei ole või lihtsalt ta ei raba. Sõidan kuskile mujale ja proovin kuskilt veel. No nii, tänaseks on mul püügipäev läbi ja rohkem ma seal eriti väga ei panustanudki, jällegi chillisin niisama ja aga siis päeva ainuke kala on siin nüüd. Võtan siis kokku ka nüüd oma meriforelli seeriad, mis ma siis alustasin 2020 sügis ja mõtlesin, et teen neid Merika püügipäevadest videosi siis seni, kuni jõuan taaskord mõõdus meriforellini. Alates siis üle-eelmisest sügisest kuni täna 2022 7. mai kevadhooaja õnnestus mul siis see kala nüüd lõpuks kätte saada. Muidugi neid püügikordi selle aja peale on ikka üsna mannetult. Aga ega ma ei olegi mingisugune spetsialiseerunud Merika püügi peale ainult. Mis siis nende meriforelli püügipäevade kohta öelda, et kokku ma püüdsin siis, kui nüüd kõik 15
püügikorda. 14 osa on tegelikult, aga üks kord jäi mul jah filmimata. Aga nende kõikide käikude peale mul tuleb püügitunde kokku 70. Ehk siis jah, peaaegu 3 ööpäeva, kui nüüd järjestikku tunde võtta. Meres lihtsalt ladunud viskeid järjest. Ja ütleme siis, ma ei tea, amatööri kohta enam-vähem. Ja see käimissageduse kohta ma arvan ka ei ole kõige hullem tulemus. Ja nüüd videotest järgi vaatasin, palju neid kalu seal tegelikult siis mul selle 70 tunni peale 15 korra kohta otsas käis, siis see nüüd vist peaks olema 7. Ma tean, et ühes seerias oli 2 alamõõdulist. Veel ühes oli äkki 1 alamõõduline, 1 pääses ära. Ja nüüd siin veel viimati maikuus nüüd, viimasel hooajal, oli ka 2 alamõõdulist. Ja see nüüd 7, mis paneb nendele seeriatele punkti. 7 kala täna, 7. mai. Ei tea, minu meelest võib ilusa punkti panna nendele püügiseeriatele. Fileerin kala ära ja viskame ta grilli peale. Mis on?